ma tahan sulle tõestada, et minul on õigus ja sina oled vale. Sa oled lahti ühendatud Jumalast, Jumal on kusagil eemal, ta karistab sind, ta vaatab su järele, ta kontrollib sind, ta mõistab su üle kohut ja korraga sa oled üksi. Ma ei taha nüüd raha ära kaotada, ma ei taha olla vaene, siis nendel inimestel kunagi ole raha, kes jääb peale sõna vaene. Kuidas ta saab minu lapsepõlve traumasid taluda ja jääda seejuures paigale ja kohale ja mind tervendada? Samas mitte muutuda mulle lapsevanemaks, et ta oleks mulle jätkuvalt seksikas. Pane äratuskell kella 3 peale, tõuse voodis püsti ja kuse see voodi täis. Leidsime siin Suusi Soluna üles džunglis, sellises mõnusas džunglionnis, kus ta veedab oma magusaid päevi. Mesinädalaid iseendaga, oma magusas üksinduses. Mille eest sa siis siia niimoodi ära põgenesid siia vulkaani äärde Baalile? Maailma eest. Miks sa maailma eest põgened? Mul on tunne olnud, kui ma siia Balile tulin, see kõik läks teisiti, kui ma plaanisin. Et mul oli tunne, et ma siin sotsialiseerun nagu eelmine aasta, et siin on toredad ekstaatilised tantsud ja ägedad inimesi üle kogu maailma. aga läks niimoodi, et ma kuidagi jõudsin kohta, kus ma sain aru, et ma pean oma energia üle pikkade aegade täiesti kokku koguma. See tähendab, et ma lõpetasin peaaegu võib öelda, et igasuguse suhtlemise ja nagu need kohad, kus mul oli energialekked väga tugevad teemad ja inimesed, et siis ma olen ennast nüüd kokku koondanud ja ei taha ennast jälle laiali praegu energiat ära anda. Räägi korraks energialeketest. Mismoodi me energiat ära anname suhetes või suheldes? Et see on selline huvitav teema, mida võib-olla me isegi tihtipeale ei märka, kui salakavalad need energialekked on ja kuidas neid nii-öelda ära hoida. Ma ka ei märganud ja kui ma nagu nüüd täie teadlikkusega sain aru, kui palju ma olen suhtlemisel andnud energiat ära, siis see oli ikkagi väga-väga õõvastav taipamine ja märkamine. Toho. Et kuidas see välja näeb, kuidas seda sa küsisid, mida teha, eks? Kõigepealt kirjelda, mismoodi näeb välja energialeke ja siis kuidas seda ära hoida? No miks energia lekib on sellepärast, et meil on vastavalt oma lapsepõlve traumadele, me käitume mingit moodi. Üks energialekke viis on see, et sa oled people pleaser. Et sa, kui midagi on, siis sa lähed kohe, sa annad nagu oma energia ära, kuna sul on see kaitsemehhanism, mis sinu haavatud last ja seda traumat enda sees, mida sa oled lapsena saanud, üritab kaitsta ja siis sa lähed ja oled nagu kena kõigi vastu. See on minu probleem olnud väga pikka aega. Ja siis see on tegelikult tohutu energialeke, mingis mõttes sundkäitumine. Aga väljaspoolt see tundub ju nii kena, et vaata kui kena inimene. Imekena inimene või need inimesed, kes kogu aeg on naeratavad ja sõbralikud ja säravad. Kas see on siis halb või? No just, et sellega on väga lihtne suhelda, aga küsimus on, et mis see sulle endale maksma läheb, nii öelda. Mis see maksma läheb siis? Kirjelda seda, mismoodi ma kaotan seejuures energiat. Ma olen ju nii tore, ma olen kõigi vastu nii pai ja tahan kogu aeg saada tunnustust ja tahan, et kõigil oleks hea. Kui sul kaob ära see põhjus, miks sa seda teed, siis sa nagu märkad, et sul jääb kõvasti energiat järgi, et sul mingil hetkel ei ole seda valida, kuna see haavatud laps, kes otsib armastust, nagu me kõik, tal on vaja seda saada läbi selle, mida ta on lapsepõlves õppinud. Et kui ta on näiteks hea laps, käitub korralikult, siis ta saab tähelepanu. Näiteks hea näide sellel suhtesummitil, mis eelmine nädal lõppes, kus maailma tipptegijad olid koos.
seal üks terapeut tõi selle näite, et talle tuli teraapiasse patoloogiline valetaja, kes nagu iga asja ta pidi mingisuguse üliimeliku jabura loo sinna juurde mõtlema, milliste naistega ta on kokku saanud ja mida ta kõik on teinud nendega ja mingid nagu täiesti uskumatud lood. Ja ta on kinni istunud, sest et ta on mingid asjad lihtsalt nagu ta on valetanud täiega. Ja siis tal oli see selles mõttes sundkäitumine, et kui terapeut viis ta sellisesse, kui vana ta siis oli, üsna noor, teismeea lõpus, selleks, et saada üldse isa tähelepanu, kes oli kõva elumees, tal oli vaja mõelda tüdrukute ärarääkimis ja võrgutamis ja mingid seksilugusid välja, et olla isa ees kõva mees. Ja see on ainuke viis, kuidas isa teda aktsepteeris ja tunnustas. Toho. Ja loomulikult see tegi väga keeruliseks tal suurena suhted, aga see on nagu lihtsalt hea näide, et kuidas võib mingisugune kaitsekäitumine jääda sulle külge ja me tihti nagu käitume nii, nagu me õppisime ära, et me saame armastust ja tähelepanu lapsena oma vanematelt. Aga mismoodi oleks siis õigest? Sa ise just ütlesid, et me kõik vajame armastust ja me kõik vajame tähelepanu. Ja igal ühel on mingid omad õpitud nipid, mida nad kasutavad, mingi taktika. Ja. Et kui sa nüüd ütled inimesed, et ei, et see on vale, ära nii tee, siis mis ta siis tegema peab? Ei, kindlasti ei saagi öelda, sellepärast vaata Gabor Mate, kes on nagu põhiseline trauma eestkõneleja maailmas praegu võin öelda, et ta ütleb, et iga trauma on nagu väga-väga vajalik, sellepärast, et ta on kaitsenud sind ülikõva valu eest, mida sa lapsepõlves said, on ju. Kõik see mingi narkoteema, joomine, obsessiivne seks, mingisugused sõltuvussuhted või ka see, et sul on ebamugav, sa oled Facebooki scrollima. Yeah. Ma olen seda korduvalt teinud. Aga nagu märka ära see, mida sa saad teha, kui sa küsid, et selles ei ole midagi valesti kõigepealt. See on nagu väga vajalik kaitsekäitumine. Aga kas sa sellega ei anna nagu kõva alibi igasugustele alkohoolikutele ja ütled, et et näed, et ma võingi juua, sest et mul on trauma, mul on probleem ja see on ainus viis, kuidas ma seda lahendan? Ma arvan, terapeudina sealt tulebki alustada, et kõigepealt nagu täielikult aktsepteerida ta käitumist. Saada aru, et et sa pididki selle valu alkoholi matma, sellepärast, et vaata, mis suga juhtus. Nagu täiesti mõistma, et muidugi kunagi keegi ei hakka jooma niisama või mingisugust ennast hävitamat käitumist tegema. Seal on alati, see on kaitse millelgi, mis on nagu veel valusam, mida sa ei taha tunda. Ja. Aga kas see mitte ei toida siis tema sellist võlts mina ja seda tema see ohvri rolli? Et oi vaene sina, sul on nii palju liiga tehtud, et nüüd nii tore, et sa nüüd oled alkohoolik ja niimoodi ennast nagu lohutad. Sa mõtled praegu terapeudina? See tervenemise protsess algab sellest, kas iseendaga tehes seda või kellelegi teisele, et sa täielikult aktsepteerid ja mõistad seda. Seda küll. Sa pead nagu seda vaatama, et muidugi, et aga ma nüüd saan aru, miks ma olen niimoodi käitunud, aga sellepärast, et see on mind kaitsnud selle jube suure valu eest, mida ma ei ole tahtnud vaadata. Õige. Sa ei saa sellest enne mööda, kui sa nagu täielikult võtad selle omaks ja siis on väga hea, kui sul on keegi juures, näiteks terapeut, kes hoiab sulle ruumi, annab sulle täieliku sellise toetuse ja mõistmise ja armastuse selle kohta, et muidugi, et sul see oligi ainus valik. Nüüd, kui sa oled selle täiesti omaks võtnud. Nii, mis järgmine samm on? No selle kohta on erinevaid viise, aga üks minu meelest päris lihtne ja tundub efektiivne on Tara Brach RAIN meetod. R-A-I-N. R on recognize, kõigepealt märka seda, et ma praegu seda, et ma tahan siin 6. tassi kohvi juua, ma küll kohvi ei joo, aga või võtta viina juua. Et mis on selle impulsi taga? Kõigepealt märka, siis A on allow, luba sellel juhtuda, ära kritiseeri seda, luba sellel juhtuda. Takista, jah? Täpselt. Miks see vajalik on? Sellepärast, et kui sa selle ükskõik mille me alla surume, see muutub tugevamaks.
sama emotsioonidega. Ehk me tegelikult alla surumise ja keelamisega me pakime ta alateadvusesse ära. Täpselt. Ja ta hakkab, kas ta leiab siis teise viisi Näiteks. või ta hakkab tegema seda nii ebateadlikult, et sa kaotad jälle selle teadlikkuse ja märkamise ära. Igal juhul on seal ebateadlikkus mängust. Et kui sul oleks teadlikkus, et sa märkad, kui sa teed enesele kahjuliku tegevuse, eks ju. Võtame suitsetamise näiteks, et sa paned järgmise suitsu ette. Ja. Nii. Et sa saad seda kõigepealt lubada, et kui sa oled õudselt vastu, no sa alati, mille vastu sa oled, see muutub tugevamaks, eks ju. Elus on samamoodi, et see, kui sa mõtled, ma ei taha nüüd raha ära kaotada, ma ei taha olla vaene, siis nendel inimestel kunagi ei ole raha, kes jääb peale sõna vaene. Ja. See vaesus jääb seda ruulima. Mulle väga meeldis psühholoogi selline erakordne taktika, kui näiteks tema poole pöördus mees, kellel oli voodi märkamisega probleeme. Aga ta oli mees, ta oli üle 40 aasta vana ja ta nii lapsest peale alati oli tal, ütleme, 3:30 öösel, tema pissis voodi täis. Ja tead, mida see psühholoog talle soovitas? No. Pane äratuskell kella 3 peale, tõuse voodis püsti ja kuse see voodi täis. Ise teadlikult tee see valik ja tee ära. Ja mees tegi ära, võttis sellest nii-öelda ebateadlikust probleemist kontrolli üle, lubas sellel juhtuda, mitte ei keelanud ennast ega tundnud häbi, kuses selle voodi otsast lõpuni täis ja oli lahti saanud sellest. Just. See, mida me nagu õudselt alla surume, see nagu tugevneb. Sama näiteks armukadeduse või ükskõik millise emotsiooniga. Ei, ma ei tohi olla armukade, siis see nagu ikkagi pungitseb, pulbitseb kuskilt välja. Ühesõnaga, Rain on siis, eks ole, recognize, allow. I oli siis investigate, uuri. Nüüd siis uuri ja jube hea on, kui me saame aru, kust see tuleb meil. Et siis sa lähed sinna oma 4-aastasesse Igorisse ja vaatad, et aga sealt ma käitusin niimoodi, et selleks, et ma pidin, no sa ütled, et sul oli see people pleaser, eks ole, et selleks, et armastust ära teenida oma vanematelt, sa saad sinna minna ka ise, muidugi alati on hea, kui keegi hoiab ruumi. Ja nagu näha seda, kuidas selleks, et sa armastust ära teenid, sa pead olema kena poiss, mida sa teed, mida sa tegid seal. Ja siis sa lood nagu selle seose, praeguse käitumise ja selle, mis sa siis tegid. Ja siis sa saad nagu endale öelda seda, et aga praegu ma olen täiskasvanud mees, ma ei pea enam seda taktikat kasutama, et inimesed minuga arvestaks või tegeleks või on, et ma olen nagu, et ma olen väärt ka sellisena, kui ma ei pea iga hinna eest inimestele meeldima. Õige. Ja see on huvitav, et see osa meist, kes on siis kas saanud haavata või kust on tekkinud see trauma koht, see osa meist jääb tegelikult sellesse ikka kinni ja mängib läbi seda sama olukorda aina uuesti ja uuesti. Ja nendel hetkedel, kui näiteks see trauma aktiveerub, toimub regresseerumine. Mis on siis see regresseerumine? Meie teadvus kukub selle 4-aastase Igori tasemele ja jääb sinna kohta nüüd luupima jälle seda sama olukorda. Ja seal ka aitab väga hästi lisaks sellele investigationile, selle äratundmisele ka selle olukorra läbi mängimine. Näiteks terapeudina me pakumegi inimesele võimalust, et mida su keha tahab praegu teha. Ma tahan selle paha onu eest ära joosta. No jookse siis. Keha hakkab käima, käed, jalad käivad, on ju, et toimub selle protsessi lõpetamine. Keha saab selle impulsi lõpetatud. See, mis jäi too hetke ei tegemata, et sa tardusid näiteks. Ja see tardumine sinu sees, mis on loomulik reaktsioon hirmu situatsiooni puhul, sa jääd seda nagu kahetsema. See on nagu automaatne alateadlik käitumine sul, et kui on jälle mingisugune hirmusituatsioon, siis sa võtad selle sama asja üle, mida 6-aastane Igor näiteks tegi. Näiteks ta tardus või põgenes, eks? Et sa võtad selle samamoodi jällegi üle. Ja nüüd, kui sa saad selle läbi teha, läbi elada selle, toimub completion, toimub see lõpetamine
ja põhimõtteliselt sa vabaned sellest traumast, sa ei regresseeru enam sellesse ning boonusena saad sa selle 4-aastase lapse osa endasse tagasi. Sa tood selle endasse ja saad tervikuks. Ja see ongi see viimane N-täht ongi nagu see enese, mis sa ütlesid, mitte mingi nagu mitte toitmine, aga nagu või nurturing. Jah. Kumb see oli? See on nurture, aga no selline, et sa võtad selle 3-aastase või 7-aastase sülle ja tal on väga suur üllatus nagu osade teraapia, IFS. Kui seda teha, siis sellele poisile, kui sa võtad ainult selle osa, selle sinu osa, kes on see väike laps, tal on väga suur üllatus, et sina ei olegi enam see 4-aastane, sest et tema see automaatkäitumine, tema meelest on ikka 4-aastane ja tal ikkagi puudub igasugune võim suurte inimeste üle näiteks ja need käituvad temaga, kuidas nad tahavad. Sa ütled talle, kuule, aga arva ära, kui vana ma olen. Tal on väga suur üllatus su päris vanus. See on nii sügav. See on nii sügav automaatkäitumine, me lihtsalt käitume nagu nende haavatud laste koha pealt, kes on sinna kinni jäänud oma väga õige strateegiaga, mida nad siis valisid, on ju. Ja et kui sa neile ütled, et aga nüüd sa saad mingi uue rolli valida. Traumatöö ongi see, et sa saad, trauma on ju minu ja sinu vahel nii-öelda, et ma ei näe sind päriselt nagu sa oled. Ja ma ei saa ise käituda autentselt nagu ma olen, sest et mul on mingisugune trauma käitumine. Ja siis ideaal ongi see, et sa need kohad, kus sa ei ole, need osad, mis ei ole nagu autentsuses, saavad tulla päriselt nüüd integreeruda tagasi su sellesse päris olemusse. Et see 5-aastane laps saab olla rõõmus, lõbus 5-aastane laps, ta ei pea vihaselt endast välja minema või inimesi pliisama või olema oma sellises kaitsekäitumises. Aga see on väga hea meetod, aga mida sa arvad sellisest tehnikast, mis oli siin mingi aeg väga levinud, et me kõik peame saama ühendust oma tunnetega ja neid välja elama, et see nagu aitab meil näiteks lahendada vihapursked ära või et ma peaks siis nagu vihaga ühendust saama ja käime patja peksmas. Mis see mulle tegelikult? Kas see annab selle tulemuse või mis selles meetodis nagu puudu on? No sa ise ütlesid, et seda ütlevad paljud terapeudid, et kellel on mingi 3-40-aastane praktika, et see emotsioon tuleb lõpuni tunda. Et impulss peab saama lõpetatuks, et kui sul on hästi palju näiteks seeshoidvat viha, sellist viha, mida sa ei suuda väljendada, kuna see on olnud ebasobiv, sa saad karistada selle eest, siis et hästi oluline on teraapias kõigepealt saada see viha üldse väljendatud. Siis vahel me teeme seda ülekandemeetodit, et ees seisabki see isa, paneme siia toolile selle isa ja sa saadki väljendada pisaratega, karjuda, siis on nagu sa saad nagu selle lõpetatuks selle emotsiooni, mida sa oled kogu aeg alla surunud ja sa ei ole julenud sellega kontakti võttast, et see ei ole kohane, sa ei teeni armastust sellega välja, kui sa seda julged teha. Et ma arvan, et seal on omad eelised sellel meetodil, need padja tagumised ja asjad, et kindlasti mingil juhul see aitab. Kui sa ei saa seda, kui see on lihtsalt emotsiooni väljaelamine või nagu näiteks, kui sul partner iga asja peale läheb endast välja, siis see on kaitsekäitumine, eks ole. See ei vii nagu seda algset emotsiooni lõpetatuks, sa lihtsalt kordad kogu aeg oma sellist kaitsed oma haava kohta. Ja see on su kaitsekäitumine. Mis sellises olukorras siis tegema peaks? Kaitsekäitumisi, oota korra. Kaitsekäitumisi on, proovime neid mingeid öelda. Ütle sa ka, mida sa tead. Üks on põgenemine. Üks on lihtsalt ära põgenemine, et näiteks oma tuppa eemaldumine probleemist, kui keegi hakkab su peale karjuma, siis sina eemaldud. Teine hästi levinud dünaamika on see, et ma tahan sulle tõestada, et minul on õigus ja sina oled vale. Tüüpiline. Tüüpiline.
täiesti õigustamine. tean omast õigustamine, et miks ma minul õigus ja miks sina oled vale. Täiega, see on tegelikult enda ebakindluse on ju matmine. Kompenseerimine. Täpselt. Mis veel? Siis on muidugi ongi need, et sa lähed endast välja ja endast välja minek on kindlasti, et sa lähed nagu endast välja, hakkad karjuma, süüdistama, on ju. Kas pisarad võivad olla vahel sellised nagu manipulatsiooniviis, et kindlasti. sa iga asja peale, nii kui sul olukord muutub ebamugavaks, siis sa puhkad nutma ja siis kõik lohutavad sind. Ja seal on nii hea see kahene dünaamika enamasti, et kui näiteks naine puhkeb nutma, see võib olla ka mees, siis enamasti on seal tütre isa roll, eks ju, siis isa läheb lohutama niimoodi. Jälle on kohe klaaritud, mõlemad said oma tegelikult nagu kompensatsiooni pealt, see on nagu perfektne sobivus, eks ole, perfektne match sealt. Et tema ei saa oma nagu päris selle haava pealt autentselt reageerida, tema kohe nagu kukkus, kollapseerus nutmisse ja siis isa partnerina hakkas lohutama ja võib-olla mingeid selliseid asju pakkuma, et näiteks on see näiteks kui armastuse keel on kingitused, siis isa võib seal pakkuda või siis partner, võib hakata isalikult mingeid asju pakkuma, et kuule, lähme välja või et ma ostan sulle selle, et pole midagi, et ära nuta. Tahab sealt igal juhul nagu välja tulla, põgeneda selle emotsiooni eest. Näiteks oli tal mingisugune hüsteerik ema, kes tõesti nuttis ja tegi draamat ja tema võttis vastutuse, et ta ei taha, et emal on halb, siis ta võttis on ju selle rolli, et rahustada ema igal tingimusel maha. Olla see sama hea poiss. Näiteks. People pleaser tuleb ka sealt. Muidugi. Ja. Aga kas sulle ei tundu natukene ohtlik see taktika, mida paljud lapsevanemad teevad, kui laps on nutuhoos, kui temal on emotsioon üleval, siis nad, üks viis on keelata last seda emotsiooni väljendada, teine on last nagu ära osta. Pista talle ruttu pulgakomm suhu või jäätis või midagi, et selle magusaga nagu tema see valu ära võtta, viia tähelepanu mujale. Mis selle tagajärjed võivad olla? See on üks põhiasi, mida ma ise tollel ajal ei teadnud, kui ma oma last kasvatasin, aga keda lapsevanemaid ma kindlasti julgustan laskma oma 3–5-aastasi eriti emotsiooni lõpuni tundma. See on nii oluline, et kui sul tekib see viha, sa nõuad midagi, siis sa nagu saad selle väljendada või oma pisarad ja sealt, et ei takistataks. Kui see läheb hulluks nagu, et sa nagu, ma ei tea, hakkad röökima keset kommipoodi ja see läheb, tead, ebamugavaks täielikult, siis muidugi seda tuleks peatada. Aga kas see premeerimine on õige peatamise viis? Kas see premeerimine sellises olukorras, missuguseid mustreid me inimese alateadvusesse sellega kujundame, kui me premeerime teda iga kord magusaga, kui tal tuleb negatiivne emotsioon üles? Mis sa ise arvad, mis tagajärjed see võib tuua? Minu arvates sealt võivad tekkida tulevikus liigsöömine või poliimia, toitumishäired, magusa ülesöömine ja igasuguste emotsioonide allasurumine. Kinnikatmine suhkruga. Kuni ülekaaluni välja, kui töö juures on palju stressi, siis ma nagu mugin lihtsalt pool kilo jäätist iga õhtu sisse. Et tegelikult ega see suhkru ületarbimine on täpselt sama kui telefonis olemine või iga muu tuimestamine. Ja kui nagu vanem seda soosib, siis see tõenäoliselt suurema tõenäosusega võib anda lapsele hiljem selle signaali, et niimoodi ma surun oma emotsioon alles, on okei. Ja niimoodi on õige. Ja nii on õige, kuna mu vanem, keda ma ju kõige rohkem usaldan, seda teeb ja on mulle nagu eeskujuks muidugi. Jaa. See võib olla ka sport ja mingid nagu väliselt tervemad asjad või näiteks ka, et meeletult oma sellise kaalu ja sellise keha ja välimuse jälgimine ja see võib ka ju sport on ju samamoodi mingis mõttes võib olla põgenemine. Põgenemine emotsioonide eest. Täiega. Aga mis on terve, ma ütleks, et sport on üsna terve aseaine.
kui sa ennast sellega ära ei lõhu. Jah. Aga mis on sinu arvates nagu selline eluterve siis nii-öelda ventileerimine, emotsioonide ventileerimine? Jube hea küsimus. Ma arvan, et igal ühel on see erinev, et kõige olulisem on teadlikkus. Kui sa nagu tunned, et sa praegu on mingi asi, mida sa tahad kinni katta, et ma ei taha sinna vaadata, siis võta selline armastava lapsevanema positsioon ja võta oma see 3, 5 või 10 aastane nagu sülle ja vaata, mida tal on sulle öelda. Mis on praegu see, mis tunne see on, mida sa ei taha, et ta väljendaks. See nõuab väga suurt teadlikkust, aga ma arvan et seal ei ole niisugust ühest vastust, et nii on kõigil, et see selline terve käitumine või võimalikult nagu autentsuse poole liikumine. Autentne tähendab seda, et sul ei ole mingisugused traumafiltrid ees, mis muudavad su käitumist kuidagi nagu väänatuks, et seal on midagi ees, mis ei lase mind ennast autentselt väljendada. Ja mis sa ise kasutad? Mis on sinu jaoks töötanud? Kuidas sina saad oma emotsioonidega kokku ja kuidas saad neid ventileerida, kuidas sa saad selle eheduse poole, selle autentsuse poole liikuda? Mul on hästi lihtne, nagu ma siin praegu džunglis olen, et minna üksindusse, eraldatusse, omas mahlas marineerida. See on minu jaoks selline vist praegu kõige kättesaadavam ja ka töötavam. Ja ma näen, et ma ei saa praegu oma energiat laiali jagada. Ma pean olema endas omas mahlas siin nagu marineerima. Et mu jaoks võib-olla on pikaajalistes suhetes, ükskõik sõprus- või armastussuhetes päris raske olnud sellist kogu aeg suurt pilti silmas pidada. Et kui on mingisugune väike arusaamatus või mingisugune niisugune tobe nägelemine, siis ma võin üsna teravalt ja selliselt hetke emotsiooni pealt öelda, et mulle meeldiks, kui kõigepealt ma pean selle täielikult vastu võtma, et nii on, eks. Ja siis järgmine aste on see, et mulle meeldiks, kui mulle meeldiks see, kui ma hoiaks rohkem suuremat pilti silmade ees, et ma tegelikult ju armastan seda inimest. Nii, et miks ma praegu selle mingisuguse kohvitassiga siin nagu õiendan täpselt. Et mulle ju tegelikult, et kogu aeg hoida nagu suurt pilti, aga tegelikult see inimene on mulle ju oluline ja kallis. Et see on niisugune väljakutse. Aga ma arvan, et hästi-hästi oluline koht. Hästi paljude jaoks. Hästi paljude jaoks muidugi. Nii lihtne on minna ma olen väsinud praegu ja ma tõlgendasin sinu mingit sõna või arvamust või mingit asja valesti või su käitumist. Lugesin ise sinna mingid asjad juurde, mida seal ei olnud. Tekib konflikt. Ja toimubki kas siis vastavalt su sellele käitumismustrile, millega sa oma haava, eks ole, hoiad, kas sa eraldud, kas sa õiendad, sa lähed nagu sõidad nagu ründad peale, teine on siis nagu süüdi, üks on domineeriv, teine on süüdi, mis iganes mustreid sa kasutad, tõmmata ennast sealt nagu välja ja vaadata suurt pilti, hei, aga ma olen ju selle inimesega koos, ta on ikka väga lahe inimene ja ma armastan teda. Väga ilus. Jaa. Aga kui sa, me ennem sinuga rääkisime sellest trendist, et kui paljud inimesed tegelikult valivad üksi elamise. Mis selle taga on, kust see tuleb ja kuhu see viib? Kuidas sa seda kommenteerid? Jaa, kas mul on õieti meeles, et Ameerikas juba 60% inimesi kas on üksi või teidivad, aga nad ei vali enam. Kas olid võib-olla 25-aastased? See oli ühes Ester Perelli selles podcastis. Et uus trend on see noorematel põlvkondadel, et partnereid tellitakse nagu Bolti toitu. Et see on selline nagu lühiajaline, sa
tarbid, võtad sealt kas selle intellektuaalse poole või füüsilise poole või emotsionaalse poole, mida sa tollel hetkel sa tunned, et vajad ja no commitment. Sul ei ole mingit kohustust, sul ei ole mingeid seoseid, sa vastutad enda eest ise, kogu see jama, mis nagu suhte erimeelsuste, emotsionaalse kammi ja nende lapsepõlve triggeritega jääb, see jääb ju kõik ära. Aga samas ei ole ka ilmselt mingit sügavamat arengut, sest et ainult teine inimene, ainult kõige lähedasem inimene saab sinu need haavatud lapse kohad, mis ideaalis tervendamist vajavad, välja tuua. Üksi on väga mõnus siin džunglis nagu olla, nautida ennast, väga mõnus. Ikkagi lähedane toob need asjad välja, eks kõigil. Et ühiskond muutub selliseks pealiskaudseks ja see on nagu sellest suhtlemisest on saanud nagu meelelahutus rohkem. Jah, siuke kerge ja pealispindne on, ma arvan küll õige, sest et ikkagi, kuigi samas on ju ka hästi palju paare, kellel ei ole sügavaid suhteid ja kellel on hästi pealispindne see suhe, räägitaksegi ainult olmeasjadest. Et kui mul on valida see suhe või sügav suhe iseendaga, siis iga kell sügav suhe iseendaga. Ja ma arvan, tegelikult kõik me unistame ikkagi sügavat tähendusrikast suhet, olgu see üksi või kellegiga koos. Mis lisaks nendele lapsepõlvehaavadele, mis teevad suhte sinu arvates sügavaks? Mis on see väärtus või ütleme motivatsioon üldse inimestel olla suhtes? Valida see nii-öelda väljakutsete tee? Jaa, jube hea küsimus. Lisaks sellele, et sa saad ennast kiirteena tervendada, kuna see toob nähtavale sinu aga ma võtan terapeudi. Võid võtta terapeut võib ka minu lapsepõlvehaavad kui sa mu käest küsid, aga mõtleme koos, et mu jaoks on üks hästi oluline koht, on see usaldus. Et see, kui teine inimene päriselt sind tunneb ja ei jookse ära, vaid sa saad teda usaldada, siis see on nagu väga väärtuslik tunne. Sest et sa seda usaldust ehitad pikalt üles. See ei tule sul nipsust, see ei tule sul esimese Tinderi deidiga ega ka mitte võib-olla aasta aega tundes või koos elades. See tuleb sügavalt või pikalt ja läheb hästi sügavale. Ja siis, kui seda usaldust kuritervitatakse, muidugi see valu on ka hästi suur. Aga tasub proovida. Jaa, see on minu arvates see, miks pikaajalist suhet tasub proovida. Ma ei ütle, et see saldo on ikka positiivne, et üksi praegu olla on väga tore. Aga kui ma peaksin mingile pikaajalisemale suhtele mõtlema, siis see on kindlasti üks koht, et see selline usalduse ja läheduse koht, et sa saad kellegiga ennast sügavatel tasanditel, sügavates kihtides jagada. See on ikkagi, praegu kui ma seda niimoodi ütlen, siis see tundub mulle väga väärtuslik raam. Ja keegi on nagu sinuga, ta ei põlga ära, ta näebki seda väikest ülinõmedalt käituvat 3-aastast Suusit, kes trambib jalgu ja käitub nõmedalt või mingisugust domineerivat 10-aastast tegelast. Ja ta ei jookse ära, vaid ta on minuga. Hoiab mulle armastavat ruumi, kuni ma seda ise märkan ja saan midagi teha. Ja samamoodi mina saan kellelegi ruumi hoida niimoodi, et ta märkab, et kuule, nüüd läks küll nõmedaks, ilma et mina seda kuidagi talle välja näitan. See oleks väga lahe.